Kas sa tead, et Paides elab üks koer, kes on võitnud kollase diivani ja õpetanud vähemalt ühe lapse lugema? Mõttespordiga on ta tegelenud alates 6. eluaastast ja väidetavalt teeb pika puuga ära isegi tõukoertele. Mulle meeldivad üllatused. Ma tahaksin seda koera juba väga näha. Siin kotis on talle natuke ka meelehead talleegilt. Ja nüüd asub kogu Eestit üllatama riigi kõige targem koer, ausalt Krantsiverd, Tupsu Paidest, kes oskab isegi lugeda. Tupsu on 11-aastane emane koerake ja kuigi ta pole mingist peenest tõust, on tegemist hämmastavalt nutika ja armsa lemmikuga. Teda on pärjatud mitmete tiitlitega, nii ilu kui taibukuse eest. Ametlikult on Tupsu lausa Paide linna kõige ilusam koer ja ta on võitnud auhinnaks isegi toreda kollase diivani. Sellel troonib ta nüüd uhkelt tema pererahvale kuuluvas kohvikus Pisi kohvimaja ja lõbustab ning hämmastab külastajaid. Läks. Kui palju trikke üldse Tupsu oskab teha? Väga palju. Väga palju? Jah, sest tal on väga meeldivad trikid. Kõige rohkem meeldib talle järgi teha. Et sa näitad nagu trikki ette ja siis ta teeb järgi. Tupsut õpetab ja juhendab treener Luule, kes palub ennast aga ametlikult nimetada peenema nimega. Proua on Tupsu isiklik händler. Tupsu, tõmba. Tubli. Oi, kui hästi. See trikk ei tundu esialgu ülearu keeruline, kuid tegelikult on selle õpetamine koertele siiski üsna raske ja mitte iga koer ei tule sellega toime. See on niisuke trikk, mida ei annagi õpetada koertele. Kui koer seda teeb, siis ta teeb. Seda kutsutakse intelligentsuse trikiks. Kui tavaline koer ampsaks viineri kohe ära, siis nutikas Tupsu teeb koostööd ja sikutab ahvatleva maiuspala endani keeruka manöövri abil. Kuni 6. eluaastane oli praegu 11-aastane Tupsu täiesti harilik armas krants. Kui peretütar Gerda oli aga 2-aastane, avaldusid koerakeses täiesti harukordsed võimed. Nüüd näete midagi enneolematut. Tasa, rahu. Nii, saada nüüd. Tupsu, toogu. Jah, see pole silmapette. Koer Tupsu tõi käskluse peale ära täheklotsi, millel oli peale kirjutatud K. Ehk oli see kõik juhuslik. Tupsu, too. Uskumatu! Too. Ja jälle, Tupsu toob taas õige klotsi. Kas see koer oskab tõesti lugeda? Põhimõtteliselt terve tähestik on tal peas. Selge. No tõesti uskumatu koer. Kristjan, ma alguses ei uskunud, aga näed, tundis tähti nagu vana mees. Ehk siis vanale koerale uusi trikke ei õpeta, ütlus ei päde absoluutselt. 11-aastane koer loeb ja teeb trikke. Väga tubli tüdruk ja igal juhul, mina olen täiesti hämmingus. Mina ka. Ta on ainulaadne koer, mitte ainult Eestis, aga võib-olla ka terves maailmas, sest et oleme me kuulnud tähti tundvast koerast. Mitte kunagi. Siin ta on. Tupsu, too. See tähtede õppimise trikk tuligi sellest, et lapsele ei jäänud tähed meelde ja siis võtsime koera nagu appi. Ja koer aitas neid tähti tal õppida. Teie ütlesite koerale, milline täht on vaja tuua ja Tupsu läks ja tõi täpselt õige tähe. Ja siis proovisime ka neid värve, et too sinine, sest koer näeb sinist ja kollast värvi, rohkem ta ei näe, 2 värvi. See on projekt, mis on pooleli. See on meil veel pooleli ja me täiustame seda. Olgugi, et Tupsu on juba 11-aastane, mis inimaastates teeb ligi 80 eluaastat, on ta õppinud ära tähestiku, tunneb värve ja õpetab lapsigi lugema. Aga kas iga koer on võimalik õpetada tähti tundma ja lugema? Ma rohkem ei tea Eestis koeri, kes oleks tähti tunneks. Me ei tea üldse isegi maailmas sellist koera, kui päris aus olla. Et Tupsu on väga eriline koer. On küll. Paide linn võib oma talendi üle tõeliselt uhke olla. Kui seni oli Paide linna üks esitaame maailmakuulus supermodell Carmen Kass, siis nüüd näib, et Kassile on kandadele astumas hoopis koeratüdruk Tupsu. Vau, no sellist üllatust ma ei osanud küll oodata, aga ma olen enam kui kindel, et just meie saatest algab mõne kangelase tõeline tähelend.